Nii, see hundi jälg läheb siia metsa. Siit. Hopsti. Super. Ülirahul, et ma leidsin need jäljed. Ja lisaks 3 padrunile on näha siin värsked suitsukoniid. Ma ei hakka siin rääkima sellest, mida ma siin oletan. Väga suure tõenäosusega see nii oli, mida ma oletan. Oi, lond tuli. Lähen vaatan, kust sondid tulid. Vaadake seda. Täiesti küla vahel. See on täiesti tavaline. Ja me ei tea seda, et hundid tegelikult kõnnivad meie läheduses kogu aeg. Selles ei ole mitte midagi. Hundid läksid üle jõe. Pole päris sügav jõgi, aga siiski. Ja ma ei taha ringiga minna. Et aega mitte raisata, ma lähen pallijalu üle. Et midagi teha pole. Tuleb ohvrit tuua. Tundub, et see on majas vist keegi nagu ei ela. Aga tuli põleb. Vasakul pool on üsna tihe maantee. Ja siit maja ja maantee vahelt on läbi tulnud. Täiesti uskumatu. Terve päev ma mõtlesin, et kas ta läheb siit maanteest üle. Ja ta lähebki siit maanteest üle. Nagu kolinal. Et siin on nad ikka väga kõvasti märgistanud, nagu te näete. Hein on lennanud ikka 2 meetri kaugusel ja rohkem. Siin on ikka mõnuga tõmmanud. Ja siin on ikka tallatud nii, et vähe ei ole. Kõik on ära tallatud. Vaatan, mis siin veel. See kõik on väga värskelt toimunud täna öösel. Verd on päris palju. See kits on lohistatud siit. Sealt niimoodi lohistatud sinna metsa alla, kus oli see maa sisu ja nahatuustak ainult alles. Hundid on väga viisakad sööjad, nagu näha, siin on ainult karvatuustid all alles jäänud ja maa sisu. Nii hundidele kui ilvestele meeldib puudetüvede peal käia. Isegi on karujälgi näinud niimoodi puutüvede peal. Ma olen käinud puude peal. Siit on niimoodi jäänud. Seal ta vist on isegi istunud. Hundid valisid siis ülekäimiskohaks sealt ühe teise puu. Mina lähen siit, kus rebane läks. Tundub turvalisem minu jaoks. Et huntidel on ilmselt see tasakaalu tunnetus veits parem, kuna nemad on ju 4 käpkil. Mina pean ju oma 2 käpaga hakkama saama. I was
scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Aga nad eelistavad ikkagi käia raja peal, näiteks siin kui läheb mingi loomade rada. Tegelikult on pildi pealt hästi näha, aga siin on tegelikult rada. Et kui nende puumaste ja sookolli peal peaks kõndima, siis oleks väga energiat nõudav ja ka hundid ei eelista seda teha. Kui jälgi ei leia, siis lähen ära, et siit on mingi paar kilomeetrit maanteele. Siis kutsun endale auto järgi ja sõidan sinna alguspunkti tagasi. No nii. Ikka tohutult palju õnne mul täna, et mõtlesin, et lõpetan õhtu ära, aga siis leidsin täiesti suvaliselt hundi jäljed, need siin on kraapinud ka, nad on märgistanud siin. Kraapinud niimoodi, et paar meetrit lendanud ja siis nad sinna poole läinud. Tänane oli ikka super oli, et väga hästi läks täna. Täna on väga raske päev olnud. Jälgide leidmine on väga raskendatud. Puude pealt tuleb seda lund ja metsa alla siis see jälg jääb sinna selle lume alla ja siis see kaob seal aeg-ajalt ära ja ma olen nagu mingi vähemalt 3 korda täna kaotanud juba lootust, et ma enam ei leia. Ja kuidagi ikka olen jälle selle hundi jälje peale sattunud, et on vist pull olnud, sarved on ära tulnud. Äge. Vot siis nii söövad hundid ilusti metsloomi, põtranud siis. Põtrade arvukus aga viimasel ajal Eestis langeb, kuna küttimissurve on väga suur. Aga kui huntidel ei ole põtru süüa, siis tullakse võtma seda, mida saab. Näiteks lambeid. Siin on üks istunud. Parajad maratonijooksjad. Need hundid küll. Minu jalad saavad ikka mõnusalt vatti. Kõik on muidugi tervisele väga hea. Ei ole mõtet kohe kõik energiat spurdiga mängu panna, et kõnnid, vaatled, teed oma ringe ja mõni põder jääb tee peale, siis saab see ära söödud ja siis saab puhatud ja siis kui on veel keegi kaasa, saab selle kõrval soojas koos magada. Üsna sarnane ju meie eluga on see hundi elu. Kui sul ei ole jälge, siis on sul raske kõndida. Sa oled väsinud jalad juba mitme peaaegu nädala ajast kõndimisest väsinud ja siis ma ei ole eriti selline puhkaja ka, et ma tahan kogu aeg edasi minna. Aga mingi hetk lihtsalt ei jõua ja see on kuidagi nagu vaimselt kuidagi seotud pigem mitte nagu füüsiliselt olukorraga. Näiteks kui mul praegu on rada ees, jäljed ees ja mul on nagu eesmärk, mul on nagu siht, siis
see väsimus ei tundu mul nii raske. Siht silme ees, eesmärk olemas. See on elus palju lihtsam edasi minna. Lihtsalt ekselda sihitult. Muutub elu palju raskemaks. Nagu näha, siis huntidel meeldib laugaste peal hullata. See on ikka rohkem kui üks jälg. Tundub, et siin on nagu magatud. Jää peal magada. Äge. Ikka juhtub, et astub märjamasse kohta. Praegu seal on paksu lumega ei saa üldse aru, kuhu astuda. Kas seal on märg? Ei ole. Õnneks ei ole väga külm. Suht okei, kraad on. Edasi. Oi, see on nii kõhe. Ma ei tea, kas see kraav ikka kannatab. Aeg-ajalt käivad kõrksud. Hundid läksid koju ära. Aitab küllemast. Kodu ootus on. Ühtegi jälgi ei ole, ainult hundi jäljed. Hundi kodu. Leidsin tee pealt need lohistamisjäljed. Ei näe, keda ma leidsin siit. Seal on mingi 100 meetrit lohistatud seda kitse siia.
kui ikkagi hundi jälgides ja hunte tahad tundma õppida, siis sa oled ikka pidevas liikumises. Ja nüüd ongi, et pigem nüüd kevadel saabub minul ja huntidel selline periood, kus jäädakse pigem vaikseks, kui on paarilisi territooriumi neil ka on, siis moodustatakse pesakond ja siis ollakse paiksed. Siin mul tuleb jälle takistus üle jõe peab minema. Noh, väga suur jõgi ei ole, aga ei ole ka väga väike kraav. Nii. Aga siit nad üle lähevad. Ja seal on mingi maadlungene kuusk. Siis lähen selle pealt üle. Ja see eesmärk sai täidetud. Talve jooksul oli eesmärk siis näha, kui palju neid siis hunte on jälgide järgi. Toimus ikkagi drastiline langus jahi ajal. Nüüdseks on ikkagi ainult siin paar hunti järgi. Ja kui täna ongi see eesmärk selgeks saada, kas siin võib tekkida pesakonda. Selleks annavad märku teatud asjaolud. Näiteks see, kui on hundid, et on hundipaar ja see märgistamine emahundil on teistsugune sellel ajal indleva emahundi. Koeraomanikud kindlasti teavad, mis see tähendab. Ja selliseid märke ma otsingi siiamaani pole leidnud, on veebruari lõpp ja võiks olla, aga ei ole. Kaks hunti siin kaamerasse on jäänud kindlasti, üks üksik ka. Et nüüd ongi eesmärk siis nii palju, kui see kevad ja talve lõpp seda lund annab, selgeks teha, kas siin piirkonnas on lootust pesakonnale. Ja nii ta on, et kui lumi sulab ära, siis ega enam seda jälgides käimist pole ja põhitöö ja info kogumise peab tegema ära siis rajakaamerad. Lisaks sellele, et siis nagu muda pealt või kuskilt kraavikallastelt jälgi otsida ja tegevusjälgi, märke, väljaheiteid, kraapimisi. Aga nagu ma ütlesin, et on saabumas aeg, kus hundid on siis üsna paiksed ja väga vagusad. Et praegult on selline piiripealne aeg veel neid kuulda ja rohkem näha.